kolmanda advendi küünal. Elas kord väike küünal, kes seisis uhkelt kolmanda advendi pärjas. Tema leegike oli soe ja särav, kuid küünal ise oli tagasihoidlik ja mõistlik. Minu kord on nüüd särada, sosistas ta endale. Aga kas minu valgus suudab pimedast võita? Tema kõrval olid 12 küünalt, kes olid juba oma leekidega lootust ja rahu jaganud. Esimene küünal oli südanud lootuse valguse, teine rahu, vaikuse helgi ja nüüd oli kolmanda küünla aeg süüdata rõõmu leegi. Toas, kus pärg seisis, valitses külm talveõhtu. Õues lõõtsus jäine tuul ja lumes helkisid tähed nagu väiksed sädelevad kalliskivid. Kuid toas oli soe ja hubane. Lapsed ootasid põnevusega, et kolmas küünal süüdataks. Kui tuli lõpuks küünla tahile puudutas, süttis leek heleduse ja rõõmuga. See polnud tavaline tuli. See oli leek, mis äratas südame soojuse, naeru ja lootuse. See leek tuletas meelde, et isegi pimedaimas talves võib süda leida valgust ja rõõmu. Vaadake, hüüdsid lapsed, silmad põlemas elevusest. Kolmanda advendi küünal särab nii soojalt. Küünal vaatas oma leeki ja tundis rõõmu, et tema valgus oli andnud lootust ja naeru. Tuba täitus vaikselt kõlavatest lauludest ja südamed täitusid soojusega. Küünal mõistis, et iga väiksemgi leek võib maailma muuta helgemaks. Ma pole üksi, sosistas küünal. Iga leek, iga rõõm ja iga süda koos toovad valguse, mis ei kao kunagi. Ja nii säras kolmanda advendi küünal edasi, tuues igasse pimedasse killukesse valgust ja rõõmu. Soovin kõigile ilusat kolmandat adventi.